uuendatud ja täiustatud versioonid eelmistest mudelitest. Tere, siin on tomshambehaari.ee-st ja täna vaatame Philips Sonicare'i uuendatud mudeliversioone. Varem kutsuti neid mudeliseeriaid Protective Clean. Nüüd, uuendatud disainiga on see nimetus eemaldatud ja alles on vaid mudelinumbrid, alates 5100 kuni 7100. Esmalt vaatame, mis nendel mudelitel on ühist ja hiljem, mis on erinev. Puhastusvõimsus. Esimene ja kõige olulisem asi. Kõikidel nendel mudelitel ja tegelikult kõikidel Philips Sonicare'i hambaharjadel on sama maksimaalne võimsus, mis on 62 000 harjutusliigutust minutis. Karpidel on kirjas erinevad mudeli nimetused, näiteks 5100, 6500, 7100 kuni 9000. See ei ole võimsus ega pööre, need on ainult mudeli nimetused. Mida suurem on mudeli nimetus, seda rohkem tarvikuid ja programme on komplektis, kuid kõikidel Sonicare'i mudelitel on sama 62 000 harjutusliigutust minutis võimsus. Vahetatav otsik. Samuti sobivad kõik Philips Sonicare'i vahetatavad otsikud kõikidele Philips Sonicare'i hambaharjadele. On mudeleid, millega on originaalis kaasas standardne otsik, on neid, millega on pehmed ja on neid, millega on kõige uuemad silikooniga, kuid kõik otsikud sobivad kõigidele harjadele. Rõhusensor. Samuti on kõikidel nendel mudelitel sisse ehitatud rõhusensor, mis annab märku, kui hakate hambaid liiga tugevalt hõõruma. Laadija. Ka laadija on kõikidel nendel mudelitel täiesti sama. Ümmarguse kujuga USB-ühendus. Varem oli mõnel mudelil laadija, mida sai otse seina kontakti pista, siis praegu lähevad kõik kõige uuemad mudelid üle USB-ühendusele. Iga selle seeria mudel võib olla saadaval mitmes värvitoonis, tavaliselt siiski ainult musta või valgena ja erinevates komplektatsioonides, näiteks lisaharjade ja või reisikohvriga või topeltkomplektiga, mille sees on 2 hambaharja, agu ja kõik need harjad suudavad töötada umbes 21 päeva, kui need on täielikult laetud, eeldades, et te puhastate hambaid iga päev 2 korda vähemalt 2 minutit. Eelmised seeriad suutsid töötada kuni 14 päeva. Otsikutüübi sensor. Kõikidel nendel mudelitel on sisse ehitatud otsikusensor, mis tunneb ära, milline otsik on ühendatud. Kui teie hambaharjal on selline puhastusrežiim, siis see lülitub automaatselt sellele režiimile. Näiteks, kui teil on 7000 esisajaline mudel ja te panete peale tundliku otsiku, lülitub hari kohe tundlikule režiimile. Kuid kui panete selle sama otsiku 5500 mudelile, millel ei ole spetsiaalset tundlikku režiimi, lülitab see sisse standardse tavalise puhastusrežiimi. Muidugi, kui teile ei meeldi režiim, mille hambahari ise valib, saab seda käsitsi muuda, vajutades režiimi muutmise nupu. Nüüd vaatame, mis on nendel mudelitel erinev. Režiimide arv. Kõige odavamas versioonis 5000 esisaja seeria mudelitel on 1 puhastusrežiim, 5500 seeria ja 6000 esisaja seeria mudelitel on 2 puhastusrežiimi ja 6500 seeria mudelitel on 3 ning 7000 esisaja seeria mudelil on 4 puhastusrežiimi. Võimalus reguleerida intensiivsust. 5000 esisajal mudelil saab reguleerida 2 tasandil. 5500 sellist võimalust ei ole ja 6000 esisajast kuni 7000 esisajani on võimalik intensiivsust reguleerida 3 tasandil. Rõhusensor. See on kõikidel nendel mudelitel, kuid alates 6000 esisajast ja ülespoole on sisse ehitatud ka rõhusensori LED-tuli harja all. Kui hakkate liiga tugevalt hambaid hõõruma, hakkab vilkuma ka lamp, andes märgu, et nii ei tohiks teha. Reisikohver. Kõikidel nendel mudelitel on variatsioonid, kus on kaasas ka reisikohver. Sinna saab panna 1 elektrilise hambaharja ja 2 vahetatavat pead. Kuid 7000 esisaja seeria mudelitel on selles reisikohvris võimalik ka oma elektrilist hambaharja laadida, kuid ruumi jätkub ainult 1 vahetatavale peale. Äpp telefonis. Alates 6500 seeria mudelist ja ülespoole on hambaharjadel saadaval ka spetsiaalne äpp mobiiltelefonides. Äppis on võimalik näha, mis päevadel mitu korda te hambaid puhastasite, saada soovitusi, kuidas paremini hambaharja hooldada ja kuidas seda õigesti kasutada, puhastades hambaid, et saada maksimaalne efekt. Samuti, vastavalt meie parimatele traditsioonidele, testisime kõiki harju meie piinamistestidel. Alguses uputasime kõik harjad 2 minutit sisse lülitatud olekus. See veetis täielikult vee all. Ühelgi see ei tekitanud mingeid kahjustusi. Viskasime umbes 1 meetri kõrguselt, otsikuga üles, otsikuga alla ja küljele.
Loomulikult pidasid kõik hambaharjad löögikatsele vastu. Samamoodi nagu kõik teised Philips Sonicare'i mudelid, mida me oleme varem testinud. Kõik need mudelid asuvad juba meie juures. See tähendab, et ei pea ootama mitu päeva või nädalat. Saate selle kätte kohe meie poest või pakiautomaadi kaudu juba järgmisel päeval.